Käimas on väike renoveerimine. Mõtlesin, et teen ühe lühikese video, mida tähendab kiirgusohutu elektripaigaldis. Hetkel teen kaabeldust, tulevad ka internetivõrgu kaablid, Wi-Fit ei tule. Kasutan ka varestatud doose lülititele, pistikupesadele. Kui kõik kaabeldus ja ühendustööd valmis, siis teen madalsagedusliku elektromagnetkiirguse mõõtmise ja näitan kiirgusohutu elektripaigaldise kasutegurit. Saab ka ise ehitusega tegeletud. Üks väike vaheetapp, et sai siis krohvitud. Praegu siis paigaldan ise lage. Just lõpetasin lae paigalduse. Hakkan panema pistikupesi ja lüliteid. Aega läks ja asja sai, nagu vanarahvas ütles. Renoveerimisega ja elektritöödega sai siis ühele poole. Teeme väikse kiire ülevaate renoveerimisest. Ennem oli pilt selline. Ja siit oli selline. Ja see nurk oli selline. Põrand sai soojustatud, valatud. Aga panen siis oma aparaadid ülesse ja teeme mõõtmised. Panin oma aparaadid siis ülesse ja nagu lubatud, kui elektritööd tehtud saab, siis teeme ka mõõtmised. Kasutanud olen siis kvaliteetseid varjastatud kaableid, varjastatud doosid. Varjastatud kaableid on väga palju ja erinevaid, et ühed paremad, ühed kehvemad. Alustan siis elektrisüsteemi mõõdistustega. Et elektrisüsteemis mina lähtun siis saksa ehitusbioloogide suunisest, kus siis mõõdame elektrivälja ja magnetvälja. Elektriväli peaks jääma alla 1,5, hea kui ei oleks muidugi üldse, ja magnetväli alla 20. Käisin ka hiljuti Puuduta mind saates, kus siis Anu Saagim ütles, et aga meil on ju elektrikaablid ja elekter on igal pool, et ei ole ju üldse võimalik, et siis meil ei oleks kiirgust madalsageduslikku. Aga mina ütlesin, et on küll, et võimalik on nõrgestada ja parimal juhul, kui kõik elektrisüsteem ja õiged kaableid kasutada, õieti ühendada ja nii edasi, siis on täitsa võimalik ka nulli saada. Et mida puhtam kodune keskkond, loomulikult seda parem. Madalsagedusspektri mõõtmiseks kasutan siis professionaalset kalibreeritud mõõteaparaati ehk analüüsaatorit ja siia kohta tuleb voodi. Et vaatame, ta näitab, et wideband on siin 0,1
ja vahepeal ka 0,0. Sama mõõtjaga analüsaatoriga on ka võimalik magnetvälja mõõta. Siit tuleb panna magnetvälja peale ja vaadata siis andmeid. Ja magnetväli on siin 0,004 või 5 mikroteslat, mis on põhimõtteliselt olematu. Panin analüsaatori teise nurka, siia tuleb kas kontorinurk, kirjutuslaud, võib-olla tuleb ka sinnapoole, valikut on, mõlemal pool on pistikupesad ja mõõdame elektrivälja. Whiteband on siin 0,1, 0,0, mis on põhimõtteliselt olematu. Ja mõõdame ka seal nurgas magnetvälja. On sama 0,004 mikroteslat. Ja kuna mõni inimene võib olla selline natukene kiuslik, ütleb, et näiteks et siin ei olegi voolu sees, siis paneme lambi pistikupessa ja vool on olemas. Valgus sai siia tehtud niimoodi kahtepidi, et kõigepealt on äärest ja siis ka RGB lambid, millest ma tegin ka video, et kuidas on võimalik ka nendest LED RGB lampidest eemaldada madalsageduslik elektriväli. Ja kui me räägime kõrgsagedusest, mobiilmastid, Wi-Fi'd, kõik antennidega seotud juhtmevaba tehnoloogia, siis me räägime võimsustihedusest ja IBM suuniste järgi võiks siis, kui ma ennem ei maininud, siis see on ka mõeldud, et magamiskohtadele, et oleks võimalikult madal kiirgusfoon, et võiks jääda alla 10 mikrovati ruutmeetri kohta. Kõrgsagedusmõõtmise jaoks kasutan ka siis kalibreeritud professionaalset mõõteaparaati ja mõõdan sama koha pealt, kuhu tuleb siis voodi. Ja ilus ümmargune 0. On olemas ka teistsuguseid aparaate, mida ma kasutan, küll mitte täppismõõtmise jaoks, sest nende aparaatidel on pluss-miinus 3 detsibelli, mis on tegelikult päris palju, aga nendel aparaatidel on üks hea omadus, et kui selle aparaadiga me ei kuule seda elektromagnetilist digitaalset müra, siis selle aparaadiga, nende aparaatidega on võimalik seda digitaalset müra kuulda. Teen siis lihtsalt ühe väikse helitesti, et kes ei ole minu videosid näinud, kus ma olen nende mõõtjatega ringi käinud, paneme siit sinihamba järgi. Selliste aparaatide tootjad küll kalibreerivad oma tehases, aga neil ei ole ISO võimekust. Võiks olla. Ja kui see aparaat teeb ainult sellist sahinat, siis ongi väga hea, see tähendab, et ei ole elektromagnetilist müra ehk kirgust. Käime natuke ringi. Et täiesti puhas keskkond. Juhtmevabas tehnoloogias kasutatakse väga palju erinevaid sagedusi, on ka madalamad ja kõrgemad ja keskmised ja nii edasi. Et sellega saab madalamaid, sellega kõrgemaid
See on suunaantenn ehk directional, saad niimoodi otsida kiirgusallikat. See on isotoopiline ka omnidirectional, mis siis võtab 360 kraadi ümberringi. Nii et vaatame ka selle mõõtjaga, kas tuvastame midagi. Mitte ühtegi krabinat, mis tähendab, et on puhas keskkond. Ja ei tule ka akendest midagi. Kui tuleks, siis oleks võimalik ette panna spetsiaalse kaardiin. Üsna oluline on, et kodu oleks ju puhas keskkond igasugustest elektromagnetilistest kiirgustest või saasteelektrist ja nii edasi. Kodu ju võiks olla keskkond, mis on puhas ja toetab meie ja meie laste tervist ja heaolu. Kes soovib lähemalt uurida kiirguste tervisemõju kohta, võib külastada ka Tööinspektsiooni kodulehte, kus on toodud ilusti välja elektromagnetväljade teemad. Need on nähtamatud, inimene neid ei taju, inimesel puudub organ. Ja kui me räägime just elektrisüsteemist, pistikupesad, kaablid ja nii edasi, siis kui on umbes tavalised kaablid, siis see keskkond näeb välja selline, et pistikupesad, juhtmed jooksevad ja siis on kiirgus ehk siis väljad on ju ümberringi ja need väljad neelduvad inimese kehasse ja inimese kehas tekib vahelduv voolupinge, mida inimese kehas loomulikul moel ei ole. Te külastada ka sellist kohta nagu emfportal.org, kus on peaaegu 50 000 publikatsiooni väljade ja tervisemõjude kohta. Ja siin on ka kirjas, et närvisüsteemi stimulatsioon. Vahelduv elektromagnetväli tekitab nõrku voole inimese kehast, millest tuleneb ka võime põhjustada kahjulikke bioloogilisi mõjusid. Inimkehast tekkinud vool võib ärritaval moel stimuleerida närve või lihaseid, aga see on ainult väike osa ja kuna inimene on baastasandil elektromagnetiline olend, siis tekitab selline nii-öelda võõras elekter rakkude vahelises signalisatsioonis häireid. Nii et see on müüt, kui keegi ütleb, et ei olegi võimalik elada puhtas keskkonnas, kus ei ole tehislikku elektromagnetkiirgusi, EMF-i, on võimalik ja ma arvan, et ma praegu näitasin ilusti ära koos mõtetega, et on võimalik. Ole teadlik ja ole terve!